Asjad ei lähe Iraani jaoks plaanipäraselt, ei riigis sees ega väljaspool. Hutid ei kuula enam IRGC-d. Kolmas USA lennukikandja on just saabunud Lähis-Idasse. Iraan tulistas India laevade pihta pärast seda, kui oli andnud neile loa Hormuzi väina ületamiseks. Ja nüüd peab Iraan tegelema diplomaatilise kriisiga, mis on seotud Indiaga. Ja lisaks kõigele sellele käib kodusõda Iraani revolutsioonilise kaardiväe IRGC ja Iraani juhtkonna vahel. Iraani revolutsiooniline kaardivägi, IRGC, kritiseerib nüüd avalikult läbirääkijaid, kes peavad Iraani nimel läbirääkimisi. Tundub, et Iraan on kohe-kohe lagunemas mitmeks erinevaks osaks, kus on palju erinevaid rühmitusi. Vaatame seda kõike lähemalt. Alustame Iraani väikesest käsilasest, hutidest, kes ei kuula Iraani just eriti hästi. 3 päeva tagasi ütles Iraani revolutsiooniline kaardivägi, et kui USA blokaad ei lõpe, hakkavad hutid Punases meres laevu ründama. Noh, arva ära. Eile ilmus Punasesse merre USA lennukikandja, neist kõigist suurim. Ja tundub, et hutidel pole mingit plaani nende hiiglaste vastu minna. See lennukikandja on muidugi USS Gerald R. Ford ja see on kõige võimsam sõjalaev, mis eales ehitatud. Üle 1100 jala pikk ja üle 100 000 tonni kaaluv on see kaugelt maailma suurim lennukikandja. Sellel on ligikaudu 75 lennukist koosnev lennutiib. Nende hulka kuuluvad F-18 Super Hornetid, EA-18 Growlerid ja E-2D Hawkeyes. Ja tead, mis veel? Alles mõni päev tagasi purustas see USA rekordi pikima Vietnami sõjajärgse missiooni eest, kestes peaaegu 10 kuud. See alustas oma missiooni juunis 2025, suundudes Vahemerele oma kodubaasist Norfolkis, Virginias. Oktoobris suunas sõjavägi selle ümber Kariibi mere piirkonda, olles osa piirkonna suurimast mereväe koondamisest põlvkondade jooksul. SEAL aitas see USA sõjaväel tabada Venezuela diktaatori Nicolas Maduro. Ja nüüd on see lennukikandja Lähis-Idas. See osales Iraani sõja esimestel päevadel Vahemerelt. Seejärel läbis ta oma karjääri jooksul esimest korda Suessi kanali ja jõudis Punasesse merre. Kahjuks puhkes pesuruumis tulekahju, mis sundis selle tagasi Vahemerre remonti minema. Aga nüüd tundub, et kõik on korda tehtud ja see on taas töös. Iraani jaoks teeb selle olukorra murettekitavamaks asjaolu, et 3. lennukikandja tiirutab praegu Aafrika sarve ümber ja üritab järgmise 3 päeva jooksul Lähis-Idasse jõuda. See on muidugi USS George H.W. Bush. Ja see tähendab, et kohe varsti on USA-l Lähis-Idas 3 aktiivset lennukikandjat, kui relvarahu lõpeb. Ja just kui sellest veel vähe oleks, on viimased 2 nädalat toimunud massiivne USA sõjaline õhusild. Rohkem laskemoona, rohkem varustust ja rohkem logistikatoetust liigub piirkonda. See tähendab, et kui relvarahu teisipäeval lõpeb ja rahulepet või pikendust ei tule, jätkub sõda ning on täiesti võimalik, et USA naaseb sõtta suurema tulejõuga, kui nägime veel nädal tagasi. Iraan ei ole selleks kindlasti valmis. Sõjaliselt polnud neil varemgi mingit võimalust ja nüüd on olukord veelgi hullem. USA sõjavägi andis täna hommikul samuti teada, et nad valmistuvad lähiajal Iraaniga seotud laevadele pardale minema. USA blokaad Omaani lahes on kestnud juba üle 5 päeva. Ja viimaste andmete kohaselt on USA tagasi pööranud 25 laeva, mis üritasid blokaadist läbi murda. Ükski laev pole sellest blokaadist alates Iraani vetest välja pääsenud. See tähendab, et Iraani majandus lämmatatakse reaalajas ja me kõik näeme seda pealt. See võibki olla põhjuseks, miks hoolimata välisministri eilsest avaldusest väidab Iraan nüüd, et nad ei ava Hormuzi väina enne, kui USA selle blokaadi lõpetab. Need Iraanist tulevad vastuolulised avaldused on muutnud olukorra Pärsia lahes kinni jäänud laevade jaoks väga segaseks. Tegelikult nägime alles eile, kuidas mõned laevad pääsesid Hormuzi väina keskele, kuid teised laevad, mis üritasid Iraani loal üle minna, sattusid Iraani revolutsioonilise kaardiväe tule alla. See näitab meile, et Iraani käsuahelas on tekkinud lõhe. On olemas ministeerium, mis annab laevadele loa Hormuzi väinast läbi minna. Ja siis tulistab Iraani revolutsiooniline kaardivägi neid laevu. Täna hommikune tulevahetus on põhjustanud Iraanile suure rahvusvahelise peavalu. Aga enne kui me sellesse süveneme, las ma näitan teile, mida president Trump Iraani kõhkluste kohta Hormuzi väina avamise osas ütleb. See on avaldus, mille ta eile õhtul tegi. Kuulake. Kas relvarahu Liibanonis peab toimuma, et ei jõuaksite Ogramiga kokkuleppele?
Võib-olla on nad psühholoogiliselt väsinud, aga meie aitame Liibanonil taas riigiks saada. Teate, neil on sellest juba kaua aega möödas. Nad on palju läbi elanud ja me aitame neil taas riigiks saada. Kui pettunud te Netanyahu peal olite, kui viimases voorus relvarahu üle läbi rääkisite, kui tema korraldas pommirünnakuid Liibanonis? Kas see mõjutas rahu läbirääkimisi? Me ei olnud kõiges ühel meelel, aga ta on olnud väga hea partner, me tegime head tööd. Tõenäoliselt pole kunagi midagi sellist olnud. Ta ütleb, et me oleme siin koos C-ga, meie oleme vanemad rusud. Meil on maailma parim sõjavägi. Ma ehitasin selle oma esimesel ametiajal. Ma ei arvanud, et ma seda nii palju kasutan, aga meil on maailma parim sõjavägi. Kõige võimsam relv. Vaata seda, meil oli 101 kuni 111, sõltuvalt sinu definitsioonist, sest mõnes kohas tulid nad kahekaupa välja. See rakett tulistati meie väga väärtusliku vara pihta, mis juhtus olema vee peal. Iga viimane, kui üks neist rakettidest tulistati alla. Mõtle sellele, 111 raketti. Iga viimane, kui 11 tulistati alla, ükski neist ei jõudnud isegi lähedane. Kellelgi pole sellist armeed, kellelgi pole sellist relva, kellelgi pole sellist jõudu nagu meid. Nüüd räägime sellest Iraani kodusõjast, mis on kestnud viimased 2 päeva kohe varsti. Aga enne seda tahan teile näidata, mis täpselt juhtus Hormuzi väinas. Sest meil on tegelikult olemas laevade raadiosalvestised, kus nad räägivad Iraani sõjaväega, IRGC mereväega. Ja te näete, millise segadusega need laevad silmitsi seisavad. Siin on kontekst, mida vajate enne selle salvestise kuulamist. Täna hommikul üritasid paar India laeva Hormuzi väinast välja pääseda. Ma arvan, et nad on seal kinni olnud kas sõja algusest peale või võib-olla ainult viimased paar päeva. Ma täpselt ei tea. Aga nad olid saanud IRGC mereväelt loa Hormuzi väinast läbi minna. Aga kui nad lõpuks Hormuzi väina jõudsid, ründas neid IRGC või keegi teine. Nemad ei tea. Meie ka ei tea. Aga see on nende raadioside, mille India laev edastas. Kuula seda, sest see levib praegu üle kogu maailma. Mereväe mootorlaev, stand my herald. Te andsite mulle loa edasi minna. Sepa merevägi, see andis mulle loa edasi minna. Minu nimi on teie nimekirjas 2. kohal. Te andsite mulle loa edasi minna. Te võitlete nüüd. Laske mul tagasi pöörduda. Nüüd on see Iraani jaoks suur probleem, sest Iraanile meeldib väita, et India on nende liitlane. Ja nüüd tulistavad nad India laeva pihta, mis läbib Hormuzi väina pärast Iraanilt loa saamist. Ja sa kuuled hirmu India meremeeste hääles. Ta ütleb, et te andsite mulle loa. Miks te tulistate minu laeva pihta? Õnneks keegi viga ei saanud, kuid see ei tähenda, et olukord poleks probleemne. Need on tsiviillaevad ja see, mida Iraan teeb, on sisuliselt terrorism. See pole enam isegi majandusterrorism, sest Iraan tulistab laevade pihta ja need meremehed oleksid võinud surma saada. See on lihtsalt puhas terroriakt. Ja tead, mis veel? India on tegelikult riik, mis on Iraani aidanud. India ostis just Iraani naftat pärast seda, kui USA tühistas sanktsioonid riikidele, kes ostavad Iraani naftat. Nad rahastasid Iraani majandust ajal, kui see oli elulõndal. Ja nüüd tulistab Iraani sõjavägi India laevade pihta. Jällegi, veel üks näide lõhest, mis toimub Iraani hierarhias, Iraani valitsuses. Üks inimene ütleb, et võite väina läbida, makske meile miljardeid dollareid. Teine inimene ütleb, et ma hakkan teie laeva tulistama. Nagu arvata võib, ei ole India sellega sugugi rahul. India välisministeerium kutsus täna hommikul Iraani suursaadiku New Delhis välja, sest Iraani revolutsiooniline kaardivägi sihtis ja ründas 2 India laeva. Me ei tea täpselt, mis sellel kohtumisel juhtus, aga olen kindel, et nad teevad peagi avalduse ja vabandavad India ees. Kui mitte, võib olukord väga kiiresti eskaleeruda. See näitab meile, et Iraan on iseenda halvim vaenlane. Iraani suursaadik ütleb, et India on hea sõber, aga Iraani revolutsiooniline kaardivägi ründab India laevu. See ajab India ametnikud vihaseks. Kui mõni India ametnik seda videot vaatab, siis ma soovitan Indial pärast juhtunud katkestada kõik diplomaatilised suhted Iraaniga. Nüüd pöörame tähelepanu Iraanis toimuvale kodusõjale. See sai alguse välisministri avaldusest Hormuzi väina kohta. Enne kui me sellesse kõigesse sukeldume, tuletan kiiresti meelde, et vajutage allpool olevaid meeldib ja telli nupp. See aitab meil algoritmis paremini nähtav olla ja aitab teil kursis püsida kõige toimuvaga ning kõigi videodega, mida me avaldame.
nüüd kõigile, kes eile uudiseid ei vaadanud. See oli avaldus, mille Iraani välisminister eile hommikul välja andis, öeldes põhimõtteliselt, et nüüd, kui Liibanonis on relvarahu, on Hormuzi väin täiesti avatud. See oli üllatus kõigil üle maailma, kaasa arvatud Iraani valitsuse liikmetele, sest nemad ei teadnud, et see tuleb. Ja nüüd on Iraani revolutsiooniline kaardivägi nii vihane, et nad nimetavad seda välisministrit avalikult idioodiks. Avalikus raadios, mida Iraani merevägi edastab Iraani revolutsioonilise kaardiväe merevägi kõigile laevadele kuulamiseks. Nad mängivad seda sõnumit sisuliselt üha uuesti, öeldes, et välisminister on idioot. Ärge pöörake tema kommentaaridele tähelepanu. Kuulake ise. Ma ei tee nalja, ma ei mõtle seda välja. Seda edastatakse rahvusvahelises raadios, mida laevad kasutavad. Pärsia lahes ja Omaani meres siin Iraani Sepa merevägi kutsub teis Karalil 16. Hormuzi väin on endiselt suletud. Avame selle oma juhi, Imam Khamenei käsul, mitte mingite idiootide säutsude peale. Kui soovite Väinast läbi minna, peate luba küsima Iraani Sepa mereväelt. Kõik alused, millel on seos meie vaenlastega, võetakse sihikule, kui nad üritavad sellest Hormuzi väinast läbi minna. Nad ründavad ka välisministrit Iraani riigitelevisioonis. Vaadake seda raportit. Siin on Iraani propagandist Hossein Park, kes ründab halastamatult Abbas Argatit. Riigitelevisioonis väidetakse, et diplomaatiline meeskond peab esindama mitte ainult Iraani, vaid kogu vastupanu telge Liibanonist Jeemenini. Ta ütleb, et neil on Trumpi ja Ameerika Ühendriikidega peetavatel läbirääkimistel 10 selget nõudmist, mis ei ole läbiräägitavad. Ja ta süüdistab Iraani diplomaatilist meeskonda enesekindluse puudumises ja selles, et nad ei suuda oma seisukohti kaitsta. Eraldi lõigus väidab ta, et Aragachi, välisminister, tegutseb iseseisvalt ning tema seisukohad ei ühti režiimi põhiväärtuste ja poliitikaga, lükates need tagasi kui isiklikud arvamused. Ta viitab ka sellele, et see peegeldab paralleelse tegevuskava, mis ei ole kooskõlas ülemjuht Mustafa Khamenei seisukohtadega. Muide mehed, lihtsalt tuletan kõigile meelde juhuks, kui te pole tähele pannud, Iraani ülemjuht ei ole siiani teinud ühtegi avalikku video ega helipöördumist. Nii et keegi ei tea, kas ta on elus, koomas või surnud. Ta on nagu Schrödingeri kass. Keegi ei tea, kas ta on surnud või elus, enne kui sa kasti alla vaatad. Aga see tekitab olukorra, kus igaüks arvab, et see, mida tema usub, ongi ülemjuhi arvamus. Nii et kõik ütlevad, et hei, see, mida mina ütlen, on õige, sest seda ütleb ülemjuht. Teine pool Iraanis ütleb sisuliselt sama asja. Ei, see, mida mina ütlen, on õige, sest seda arvab ülemjuht. See on otse kui kaose retsept, aga ilmselt nii juhtubki, kui sinu ülemjuht on papist kujuke. Samas, kui see kodusõda hoogu kogub, jätkub Iraanis iga päev karmide meetmete rakendamine. Ja ma tean, et see kõlab nagu ma kordaksin end iga päev, aga see tõesti juhtubki iga päev. Nad arreteerivad järjest rohkem inimesi, nad viivad läbi rohkem hukkamisi ja interneti pole endiselt tagasi lülitatud. Alles äile teatas Iraani revolutsioonilise kaardiväe luureüksus, et nad on 3 provintsis turvalisusega seotud süüdistustega arreteerinud veel 127 inimest. Avalduses öeldi, et kinnipeetavad olid seotud tänavarahutustega, valmistudes vaenlase sõjaliseks tegevuseks. Ja lihtsalt meeldetuletuseks, Iraan on nüüdseks olnud ülemaailmsest internetist ära lõigatud juba 50 päeva. 92 miljonil inimesel Iraanis puudub lihtsalt võimalus maailmaga suhelda. Ja see on oluline, sest see näitab, et režiim kardab oma rahvast rohkem kui kedagi teist. Seda näeme ka siis, kui vaatame lihtsalt Iraani tänavaid. Siin on Teheraani olukord, relvastatud kontrollpunktid igal pool. Ainus eesmärk on takistada iraanlaste ülestõusu. Inimesed kuulipildujatega džiipidel sõidavad ringi, nii et inimesed teavad, iraanlased, tavalised inimesed teavad, et neil pole lootust. Kui nad tulevad tänavale, lastakse nad maha. Ja see ei ole bluff, sest me nägime, mida režiim tegi jaanuaris. Nad tapsid 10 000 oma enda inimesi lihtsalt selleks, et võimul püsida. Ja sellepärast Iraani inimesed kardavadki. Nüüd saab relvarahu väga kiiresti läbi. Relvarahu leping aegub teisipäeval ja me ei tea täpselt, mis juhtuma hakkab, sest nüüd tundub, et kulisside taga toimunud läbirääkimised võivad jääda tahaplaanile selle tõttu, mis Iraanis toimub. Aga see tähendab ka seda, et kui relvarahu läbi saab, võib USA'l tekkida vajadus otsustada, kas nad tahavad seda ühepoolselt pikendada või alustada pommitamist. Ja siin on see, mida president Trump eile õhtul selle kohta ütles. Kuulake. Kui kolmapäevaks, mil reivarahu lõpeb, pole kokkulepet saavutatud, kas pikendate reivarahu või alustate uuesti rünnakuid? Võib-olla ma ei pikenda seda, aga blokaad jääb alles. Aga võib-olla ma ei pikenda seda.
nii et teil on blokad ja kahjuks tuleb vaja uuesti pommitama. Suur tänu kõigile, aitäh! Ma arvan, et see juhtub. me tahame ufosid, härra president.